Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on ajatud kollektiivsed sõnumid meile kõigile, nii et vaatame, mis on kaardidel meile öelda siis praegusel ajahetkel ja see video leiab sind täpselt nagu õigel hetkel, täpselt siis, kui sa selle video üles leiad, siis sul ongi järelikult mõnda sõnumit vaja siit videost siis kuulda ja tegemist on kollektiivsete sõnumitega, et võta siit endaga kaasa, mis sa tunned, et sinuga hetkel haakub, mis on sinu jaoks oluline ja see, mis ei ole, lase see endast lahti, järelikult on see oluline siis hoopis kellelegi teisele. Ja enne kui ma alustan, siis ma tahan sulle öelda, et tiiutarot.ee kodulehel on olemas erinevad igasuguseid videoid. Meil on mida toob kevad, siis märts, aprill, mai, meil on mida toob aasta 2026 ja samuti ka siis tarokool on alustamas, et kui sa tahad rohkem siis õppida tarokaartide kohta, ma olen sinna siis tiiutarot.ee /tarokool, et ma olen sinna loomas sellist uut kursuste seeriat, kus sa saad ise online'is neid videoid vaadata, praktilisi ülesandeid siis kaasa teha ja siis õppida omas tempos, nii nagu sulle sobib. Meil on kõigil erinevad tööasjad ja muud pereasjad, eks ole, et sa saad nagu omas tempos siis selle kursuse ka siis läbida. Aga me lähme siis ajatute sõnumite juurde. Sellest kaardipakist tuli 2 kaarti korraga ja need on jää positiivseks ja kuula oma intuitsiooni. Kuu oraklikaartidest on meil kaart number 13. Selle kaardi nimi on altar. Väga huvitav. Siis on meil kaart, mis räägib tegelikult kaastundest ja empaatiast ja võib-olla ka nagu tülide lahenemisest või asjade selgeks rääkimisest. Meil on kaitseinglite kaardipakis, see on kaart number 29 ja see on üksinduse ja üksilduse kaitseingel või et üksinda olemise kaitseingel ja mõnikord peamegi üksinda natuke olema, et kuulda nagu iseenda häält või et õppida iseennast paremini nagu tundma või et saada ka lahendusi. Järgmine kaart on meil jää endale kindlaks, eks ära lase kellelgi teisel endale kärbseid pähe ajada, sina teed nii nagu sina tahad. Taros meil on ülempreestrinna tagurpidi, poodu tagurpidi, erak tagurpidi, mõõkade 8 õigetspidi, armastajad õigetpidi ja sauatäs õigetspidi. Okei, väga põnevad kaardid, päris palju suuri kaarte siia tarosi alla nagu meile sattus, et 6 kaardist 4 on siis suured ja võimsad kaardid. Nii, kus kohast ma alustan? Alustame tegelikult, siin on hästi palju nagu selliseid erinevaid sõnumeid, nii nagu selles ajatutes lugemistes tavaliselt siis tulevad nad seinast seina. Kui sa tunned, et sa oled kuskile kinni jäänud oma elus, ma räägin sellest poodu tagurpidi, mõneti ka see erak tagurpidi ja mõneti ka mõõkade 8 õigetpidi. Kui sa tunned, et sa teed kogu aeg ühte sama asja, et tööalaselt sa kuidagi nagu poodu kaardis mõnikord meil on tunne, et me tahame mingit vaheldust ja mingit muutust, aga me ise ka ei tea, mis see võiks olla, samas nagu midagi ei muuda, sest muutused on hästi hirmutavad ja kas ma ikka saan hakkama, et mulle ei meeldi mu töökoht, aga tööd ka ei vaheta, sest äkki uus on veel hullem ja vaatame, me oleme kuskil nagu sellises nõiaringi nagu tunne, et tekib selles poodu kaardis. Võib-olla sa tunned, et sa oled suhete valdkonnas, satuvad su ellu pidevalt ühte sama tüüpi inimesed, kes ühte samamoodi käituvad. Võib-olla sa tunned, et kuidagi tööalaselt ei ole nagu sellist liikumist või arengut või et neid variante avatud, mida sa tahaksid, et oleks, eks ole. Siis selles poodus, kui poodukaart on ennast keeranud tagurpidi, siis see tähendab seda, et sa hakkad edasi liikuma. Sa hakkad nagu kuidagi ka võib-olla uut asja täiesti tegema. Uut tüüpi inimesed hakkavad suhetes sinu ellu tulema, uued töökohad, uued raha teenimise võimalused hakkavad sinu ellu tulema. Ja poodu ongi just selline kaart, mis on hea siia, sest see aitab nagu meil leida uue perspektiivi nagu elus. Vaata, miks me oleme ühe koha peal kinni, on see, et me oleme harjunud elu vaatama nagu ühe mätta otsast. Et mul on võimalik vaid teha sellist tööd ja mina ikka sinna kolida ei saa ja sellist unistust asja ma ei saa ja ma pean olema siin. Ja vaata, me oleme harjunud nagu kuidagi ühte moodi või hästi nagu mustvalgelt maailma nägema. Nüüd tuleb nagu värvikamalt rohkem seda siis vaadata ja poodu tagurpidi aitab meil leida nagu mingisugust uut hingamist. Kuuled, et kuidas ma varem selle peale ei tulnud? Ma saan hoopis niimoodi teha, ma saan hoopis sinna minna, ma saan hoopis sellist asja teha. Vau, eks ole. Ja osadele teist on see eraku kaardis, erak on siin kõrval
kõrval, eks ole, osadele teist on see erakukaardis õppimine, uue asja õppimine, ümberõppimine. Osadele teist ülempreest rinnas on see vastupidiselt just nagu selline sissepoole vaatav kaart, ülempreest rinna rohkem vaimsed praktikad, võib-olla ka vaimsete teemade, annete nagu õppimine, et kui ma ütlen vaimsus ja esoteerika ülempreest rinnas, see võib olla tarot samamoodi, eks ole, see võib olla ka nagu näiteks tervendav muusika või helid või kristallid või tervendav toit või mingid väelaulud või see, mille poole sina nagu tunned tõmmet, et ülempreestrinna on tegelikult meie vaimsed anded, meie kaasasündinud imeilusad nagu vaimsed anded, igal inimesel need on tavaliselt hästi individuaalsed ja erinevad, kes oskab ennustada, kes näeb tulevikku ette, kes oskab teisi tervendada, kellele sobib hästi see reikitamine, tervendamine, et kes on rohkem helide inimene, kes on rohkem, kes maalib näiteks tervendavaid pilte, eks ole. Et ülempreest rinna siis tähendab, et osadele teist hakkab see suund sinnapoole minema, et sa peaksidki rohkem õppima midagi selles vallas, arendama midagi ja kui ma ütlen õppima, siis see anne on sul olemas. See talent on sul kaasa sündinud, aga õppimine nagu selles suhtes, et me õpime ka seda siia praktilisse maailma tooma, me õpime, et kuidas nagu sellest võib-olla äri teha või et kuidas teistele inimestele seda paremini nagu edasi anda, et see, et erak on ka hästi praktiline õppija, kuna ta on maa energia, ja maa energias õppimise kaardid peavad nagu omal nahal tegema läbi, nad peavad katsetama, nad peavad proovima, erak ka osadele teist võib olla ka alternatiivselt hästi nagu ongi kooli minek ja eriala vahetus ja võib-olla täiesti uue asja õppimine ja paned selle asja nagu raha teenima, et ka see on siin nagu kaartides siis väljas. Et ülempreest rinnast rääkides, ülempreest rinna tagurpidi, see on enda kõhutunde ja sisetunde mittekuulamine. Et me kuidagi ei usalda oma sisetunnet, et sa tead ju tegelikult kõik läheb hästi, sa tead, et sa pead minema sinna kooli, sa tead, et sul tuleb uus lahe töökoht, sul on tegelikult kõhutunne nagu ütleb kohe ära, et kui miski on hea sinu jaoks, sa tunnetad ette, et midagi suurt hakkab tulema, sa tunnetad ette, et uus töökoht hakkab tulema, sa võib-olla näed isegi unes ette, aga millegipärast me ei usu seda, et ülempreest rinnaga tagurpidi me nagu kuidagi, et sa tegelikult ei kujutanud ette, vaid sa tunnetasid, et sa nägidki ette, et see asi nagu juhtub ja siis kui see asi lähebki nii, nagu sa arvasid, et ta läheb, siis sa ütled endale, see oli lihtsalt kokkusattumus või et et ma lihtsalt arvasin nagu ära, et tegelikult sa tunnetasid ja nägid, et ära alahinda kunagi enda nagu seda kõhutunnet ja sisetunnet ja üldse seda nagu imeilusat intuitiivset poolt. Paljud teist peavad ülempreest rinnas hakkama rohkem järgima enda nagu unistusi ja nagu unenägusid kuulama ja unes võidakse sulle palju nagu ette öelda või ära lahendada või uut suunda anda ja sa tunned tõmmet millegi nagu poole. Et ülempreest rinnas mõnikord me ei oska ise endale ka seletada, et miks ma just seda nüüd tahan teha. Et see on endalegi suur nagu üllatus, et järsku tahad hoopis uude trenni minna, järsku tahad reisile minna, järsku tahad hoopis tööd vahetada, järsku tahad uut asja õppida, järsku tahad hoopis seda, et me ise oleme ka üllatunud, aga kõhutunne ju teab, meie hing ja meie vaim on ülempreest rinnas esindatud, et tema juba teab. Mõnikord ülempreest rinna tagurpidi võib olla ka selline kerge identiteedikriis, eks ole, kes ma olen ja mis ma elus tahan. Et see tähendab, et sa leiutad ennast uuesti. See tähendab, et sa võid tahta enda välimust muuta ja mõnikord inimesed kustutavad sotsmeediakontod ära, tahavad täiesti uued pildid sinna üles panna, nad tahavad juuksed ära värvida, et meil tekib nagu selline uue mina loomine selles ülempreest rinnas ja tavaliselt selle uue mina loomisele eelneb väga palju segadust ja korralagedust ja kes ma üldse olen ja kõik asjad on pilla-palla ja mul ei meeldi enam mitte miski mu elu ja see on täiesti nagu selline, kui sa tunned ennast, et ära sellises kohas, siis tea, et see ka ühel hetkel saab nagu läbi, et mitte miski ei ole igavene, et ühel hetkel see nagu segaduse periood ka läbi nagu saab, sul on lihtsalt kas avanemas mingi anne, kas sa pead õppima midagi uut, et sul poodukaardiga tagurpidi niikuinii ühel hetkel see klõps ära käib, see on see poodukaart tagurpidi on see, kuidas ma varem ei tulnud selle peale, ma tahan hoopis sellist asja nüüd teha, ja see on kategooriline muutus, sest poodu tavaliselt keerab asjad pea peale, ja nagu pahempidi ja kuidagi täiesti X teed pidi ta leiab hoopis uue nagu kuidagi siis tee nagu endale, ja sa võid unes seda ette näha, sa võid juba vaikselt tunnetada seda. Osadele on see ka suhetega seotud, et kui ma siia armastajate kaarti siis tulen.
armastajad räägib paarisuhetest. Vallalised, armastajad ennustab sulle uut suhet. Armastajad on väga-väga tugev ja suur ja siis partnerite hingesugulaste kohtumine. Usu mind, sa tunneta kohe ära, sa ei saa lihtsalt temast nagu mööda vaadata. Et armastajad on nagu niivõrd tugev ja intensiivne side nagu hingesugulaste vahel. Armastajad on armastuse nagu kaart. Kes on suhtes armastajad, on kihlus, see on abielu, see on nagu suhte tugevnemine, me armume jällegi iga päev üle peakaela enda partnerisse ära. Armastajate kaardist tõmbuvad ka natuke vastandid või et me peaks enda partneri kiikse rohkem nagu vaatama, et nendest erinevustest on väga palju õppida ja erinevused tavaliselt rikastavad väga palju nagu suhet. Et mida nagu teistsugusem see inimene sinu jaoks on alguses ka, kui sa temasse armud, seda kuidagi rohkem ta elavdab sind või õpetab sulle uusi asju või avab ka sinus nagu uusi siis uksi. Ja armastajad ka tähendab suurt valikut või otsust. See või teine, tahan või ei taha, jään või lähen, kas jätkan sellega või lähen edasi, kas see töökoht või teine töökoht. Ja armastajate kaardis võtagi aega nagu tunnetada seda otsust. Me ei tee seda üleöö. Armastajates meil läheb pea sassi otsuse tegemisel siis, kui me hakkame kuulama teiste inimeste bla 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 blaad. Sellepärast sul ongi see üksinduse kaitseingel ka kohe selle armastajate pea kohal, et me peame nagu võtma aega ja tõesti läbi seedima, kes ma olen, mida ma tegelikult otsustada tahan. Mitte see, mis on teistele hea ja perele hea ja maailmale hea ja tollele hea ja ülemusele on hea ja kuidas ta ikka hakkama saab, kui ma ära lähen. Ei, et me peame nagu ise enda jaoks selle raja valima, selle otsuse nagu tegema, et see on alati nagu suur valik ja otsus. Mõnikord, et selleks, et rohkem veel su pead ajada sassi, mõnikord armastajad tähendab, et mõlemad variandid on sama head. Mõlemal on omad nagu plussid ja miinused. Vallalised armastajates sa võid valida ka kahe partneri vahel. Armastajates on see ka sinu enda otsus, et kui keegi uus partner sinu ellu tuleb, see on sinu otsus, kas sa võtad ta vastu või ei. Keegi sind ei sunni nagu selleks, vaid see ei ole nagu niimoodi, et määratud olema, et sa nüüd pead abielluma temaga. Et tegelikult armastajad on ka väga suur nagu otsus, et otsus avada oma süda, otsus jagada oma elu kellegiga, otsus mitte enam olla üksinda, eks ole, sa oled pikalt üksinda olnud või võib-olla ka selles üksinduse kaardis ja sellel üksinduse perioodil oli sulle tegelikult väga-väga palju õpetada. Ja sa oled oma standardid tõstnud, sest sul on see endale kindlaks jäämise kaart siin, on ju. Teistele ma ütlen ka niimoodi, et selleks, et enda ellu rohkem armastust leida, sul tuleb kas kooli minna, õppida midagi uut, tööalaselt midagi uut alustada, vahetada, sest sul on ka sauatähest väljas, mis on rohkem nagu selline uus töökoht või äri alustamine. Et kui sa oled endaga nagu sellises punktis, et sa tahad nagu põhitöölt ära tulla või põhitöökoha kõrvalt enda äri alustada, siis sauatähest on sinu jaoks väga-väga hea kaart. Armastates võid ka mõlemad korraga teha või isegi kahte asja ka korraga alustada. Et sauatähest siis õigetpidi, tema tähendab enda kire järgimist, et me hakkame tegema midagi, mis tekitab meis rõõmu, mis tekitab elevust, mis tekitab kirgi. Issand jumal, kuidas ma varem ei tulnud selle peale, et ma saan ju sellega raha teenida. See on mingi hobi või anne või talent või oskus. Osad inimesed sauatähtsas hakkavad tegema mingi käsitöö küünlaid või käsitööd või koovad salle või mütse ja siis hakkavad neid müüma, eks ole. Osad inimesed sauatähtsas teevad mingi enda netipoe või hakkavad mingisugust endaga annet või hobi rohkem või võib-olla ka sotsmeedias jagama. Sauatähs on väga hea kaart enese näitamiseks. Et ta on nagu sellised head nutikad äriideed, aga see on miski, mis sul on juba olemas. See on miski, mida sa juba nagu oskad. Et miks ma seda ütlen? Meil on hästi huvitav kaart altar siin väljas. See kaart number 13, mis on ka selline nõidade number, on ja mõnikord number 13 on ka suured nagu tööalased muutused, võib-olla uue raja valimine ja see on midagi nõiduslikumat ja unikaalsemat ja ägedamat, võib-olla midagi, kus sa rohkem maagiat saad nagu sisse panna, mis ka nagu edu ja raha meile toob. Ja see meenutab mulle natuke narri, tead miks? Sest ka selle altari kaardil siin on äge inimene seismas, käed on tal taeva poole, ma ei tea, ma olen hetkel tühjade pihkudega, et mis ma nagu tegema pean, ma ei oska midagi otsustada, aga tema ees on laud.
ja laua peal on nagu justkui 4 elementi, siin on nagu poolkuu, siin on mingisugune kuubik, kus on kolmnurgad sees, siin on selline ring või pall ja siin on ka selline suur punane kolmnurk. Need on 4. Ja selle kaardi sümboolika meenutab mulle väga taros narri. Seisab narr, tema ees on ka laud. Laua peal on väikese taro 4 elementi. Tuli, vesi, õhk ja maa. Karikad, mõõgad, sauad, mündid, on ju. Ja siin on ka 4 elementi tema ees, aga need on natuke teistsugused, need ei ole mõõgad ega karikad ega mündid. Ta ei ole harjunud, et tal hoopis sellised valikud on nüüd ees või hoopis sellised kuidagi tööriistad on ju tal siin kasutada. Aga mis on selle sümbol, on see, et tal on alati kõik olemas. Et mis on maagi sümbol ja mis on ka selle altari sümbol, see tähendab seda, et sul on nina ees laua peal tegelikult kõik võimalused olemas selleks, et olla edukas, et leida armastust, et leida unistuste töö, et teenida palju raha. Sul on need kogemused, teadmised, oskused olemas. Sul on kõik tööriistad, kõik vahendid, kõik ressursid tegelikult olemas. Ja kui ei ole, universum sulle need annab ja asetab sinu nina ette. Kõik märgid on olemas. Märka ka rohkem neid märke, et kui sinu jaoks on oluline näiteks mingi numbrijada või et mingi sulg või et teatud looma nagu sümbol, eks ole, et teatud sümbol on sinu jaoks oluline, siis või et kindlasti ka seda nagu hästi näe ja märka, et kui sa leiad ennast küsimus, et kas see oli hetkel märk minu jaoks, et ma peaksin tööd vahetama või et ma peaksin nagu nüüd sinna selles suunas elus nagu minema, siis see eriti nagu ülempärjast sinna on ka seotud nagu nende alateadvuse nagu märkide nägemisega, eks ole, jah, see oli märk sulle, et kui sa mõtled, kas oli märk, jah, see oli märk. Aga see kaart number 13 ja number 13, see on nii maagiline number. Ta on nõidade number ja kui mina ütlen nõid, siis ma mõtlen seda alati ülipositiivses ja heas nagu võtmes. Et selle numbril, see on nagu naiselik number ja nõidade number, et selle numbri on üritatud siis ajaloo jooksul anda hästi negatiivset tähendust, vaata, et see ei ole õnnega koos või ebaõnnestumine või kuradi tosin ja igasugused sellised nõmedad nimed, mis selle on antud. Või et see ei too nagu õnne. Tegelikult on see üks kõige õnnelikumaid ja õnnega koos olevamaid numbrid üldse. Ja number 13, ta tähendab nagu sellist, et kui me paneme enda, on see äri, on see enda töö, on see enda suhted, enda elu üldse, et kui me paneme sellist maagiat sinna sisse, sellist nõiduslikku maagiat, me oleme väga teadlikult nagu kohal, me oskame endale manifesteerida, mis me tahame, me vaatame nagu, näeme täpselt õigeid nagu võimalusi, me usume, et me suudamegi kõike nagu saavutada ja sooritada. See on see teadvus ja meie suhtumine ja meie perspektiiv ja see nagu energia, mis me sinna paneme sisse, see ongi see nõiduslik maagia, mis tegelikult asju nagu edasi liigutab ja toimima paneb. Väga-väga äge. Paljudele teist on ka hea uudis see, et kes on tundnud ennast hästi üksinda ja üksikuna, et kas sõbrad on kadunud, kõigil on kiire, siin on see üksinduse, eks ole, see ingel väljas, või sul on tunne, et nagu kuidagi paarisuhetes sa muudkui aastaid juba igatsed kedagi enda ellu ei tule, siis tegelikult nüüd tuleb, sest sul on eraku kaart ennast keeranud tagurpidi. Et erak tagurpidi tähendab ka rohkem sellist kamba vaimu ja koos toimetamist ja koos tegemist. On need uued sõbrad, sõbrannad, kes su ellu tulevad. Erakus võib olla koolikaaslased, töökaaslased, mingid hobikaaslased. Et sealt on tulemas uusi inimesi sinu ellu, et sa tutvud uute lahedate inimestega. Ja on tulemas kindlasti, kes tahavad paarisuhetes arengut. Sul on juba armastajad õiget pidi, et see on väga hea märk. Ja see põhipoint ongi see, et meil on kõige selle keskel veel mõõkade 8 õiget pidi. Ja mõõkade 8 õiget pidi me ei näe ette, mis hea asi nagu tuleb. Me üldse ei saa aru, et kus see on ja et ma olen enda eluga nii paigal ja kõik seisab paigal ja mõõkade 8 tähendab, et me ise mõtleme selle nii-öelda piiratuse või need piirid või selle paigalseisu enda jaoks hullemaks, kui see tegelikult on. Lahendused on tegelikult nina all meil, lahendused on väga-väga lihtsad, aga mõõkade 8 mõnikord kobame pimeduses enne kui me nagu märkame nagu seda. Et kui sul on silmad kinni seotud, aga sa põrandalt otsid midagi, ega sa natukene peadki käpuli ringi
käima ja otsima, enne kui sa koperdad selle õige asja nagu otsa, on ju. Seda mõõkade 8 nagu tähendab, et kui sa tunnedki näiteks sellist segadust või et paigalseisu suhetes või rahaasjades või tööalaselt, siis tea, et sa oled väga lähedal nagu sellele heureka hetkele, Poodu ka seda indikeerib, eks ole, Poodu on tagurpidi, see on väga hea märke. Sa oled väga lähedal sellele ahaa hetkele, heureka hetkele või selle õige asja nagu avastamisele. Sa natukene pead veel kobama, sa pead natuke otsima ennast, eks ole, avastama nagu ennast või siis ellu katsetama uusi ägedaid teistsuguseid asju ja siis sa nagu sellega siis üles leiad. Meil on väga head kaardid, esimesed jää positiivseks ja kuula oma intuitsiooni. Kuula oma intuitsiooni, see läheb hästi kokku ülempreest rinnaga, et ülempreest rinna ongi meie intuitsioon, ta ongi meie hing ja meie kõhutunne, ta on see kosmiline, hingeline, äge, särav ja vaimne pool nagu meie sees. Ja tema kuulabki enda intuitsiooni, tema aitabki meil enda kõhutunnet rohkem nagu usaldada, maha rahuneda, õigeid otsuseid nagu teha, et sul ei ole vaja ajudega nagu üle mõelda või analüüsida midagi või punnitada nagu rohkem teha, töökas sa oled, tubli sa oled, sul on ka see enda ees seismise nagu kaart siin, eks ole, mis on nagu tugeva selgrooga edasi, alati ta rühib, aga nüüd sa õpid ka nagu pehmemalt kuidagi usaldama universumit ja tõesti nagu kuidagi neid märke, mis ta sulle näitab, ka usaldama ja nende mööda nagu edasi minema, et väga nagu spirituaalne ja sügav on see, mulle meeldib, et ka selle kuulaja oma intuitsiooni selle kaardil on kujutatud inimesel käte vahel siis maakera, ja et see on asetatud südame kohale talle, et kes tahab hästi reisida, välismaale kolida, need on ka, siin on ka sinu märk, eks ole, selleks, et muidugi reisida meie võib-olla praeguses maailma nagu seisundis igale poole ei saa või igasse riiki ei saa, nii on paraku, ja vali enda reisid muidugi hästi turvaliselt ja usalda oma intuitsiooni ja kõhutunnet, et seda kui ülempreest rinna ja seesama intuitsioonikaart meile ka ütleb. Aga see positiivse loomuse või positiivse energia, positiivse nagu tunde säilitamine enda sees, ma tean, et seda on hästi kerge öelda, kui me tunneme, et meil on tööga pekkis ja suhetega pekkis ja seisad elus paigal ja kõik häirib, issand jumal, siis tuleb veel välja kaart, mis ütleb, jää positiivseks, vaata, mõtle positiivselt ja kõik läheb hästi, tead, et see käib hästi pinda. Ja seda on mõnikord väga raske enda seest leida. Ja tead, mõnikord, kui ongi kõik pekkis, ongi hea nutta, on hea vihastada, on hea see tunne endast välja saada, me ei pea seda ignoreerima, mingisuguse võltse positiivsusega alla suruma. Aga tea, et see saab korda. Et siin on kaart, mis ütleb, jää positiivseks, järelikult sul on midagi, mille üle naeratada. Mingi üks hea asi sinu elus on. Kas lihtsalt ilm oli täna hästi ilus, päike paistis nii tore. Et me leiame selle ühe lootuskiire või selle ühe nagu õnnetunde kiire nagu ülesse ja tegelikult seda positiivsust ja õnne hakkab veel rohkem meie ellu voolama. Lihtsalt isegi kui sa tunned, et on kuidagi tormipilved sinu pea kohal, siis tea, et nende pilvede tagant ühel hetkel see päike ka välja tuleb. Et igaveseks olukorrad jääda meie ellu nagu ei saa. Et kõik ongi pidevas nagu muutumises ja sa tead, niikuinii su kõhutunne ütleb, et kõik läheb hästi. Sa tead, et sa saad sellest läbi mindud ja üle mindud ja ka uusi asju nagu alustatud. Et proovi säilitada see, et sa leiad võib-olla igas päevas selle ühe hea asja nagu ülesse. Ja mõtle ainult sellele. Keskendudki ainult nagu sellele. Puhkad ennast ka hästi nagu välja, võib-olla on see tore 10-minutiline jalutuskäik näiteks kuskil, ka see toob meile naeratusena, et see üks hea asi ja sellest hakkab kõik tegelikult lahti hargnema ja arenema. Et sellest see kaart ka nagu räägib. Sellel inimesel on kätte vahel lillekimp, võib-olla keegi sulle lilli toob, võib-olla lillekimbu toomine, vaata hästi naeratades kuidagi tuleb siin meie poole selle kimbuga, et lillekimbu toomine, eriti kui sa roosid, siin on ta lihtsalt sellised säravad kosmilised lilled, et see on natuke selline kurameerimine, flirtimine ja kostja tulemine nagu sulle, et keegi võib olla lähitulevikus täitsa sulle silma peale paneb või et välja kutsub, et ei ole see olukord nii kuidagi trööstitu midagi. Lihtsalt poodukaardiga tagurpidi vallalised suhetes sinu maitse hakkab muutuma, niikuinii sa hakkad nagu uut tüüpi inimesi üldse enda ellu vaatama. Tead miks? Sest sa oled ise ka nüüd uut tüüpi inimene. Poodu tagurpidi, see on väga suur vaimne ärkamine. Et sa ei ole enam selline, nagu sa olid paar nädalat tagasi, paar kuud tagasi, paar aastat tagasi. Et siin on lähiminevikus ka väga palju sinu sees ümber korraldunud ja muutunud. Ja mõnikord poodukaardiga tagurpidi me ei tahagi enam seda tööd
teha, me ei taha enam seda asja õppida, me ei taha enam sellist tüüpi sõpradega hängida koos, et me tahame hoopis nagu midagi uut. Ja Poodu tagurpidi on endale on ka suur šokk, et ma nüüd hoopis selline olen ja selliseid asju nagu tahan. Aga soovitus on uue energiaga minna kaasa, sest muidu Poodus, kui me vanamoodi kogu aeg teeme, siis me jääme nõiaringi lohisema ja kuskile karmaringi nagu kinni, eks ole, et siin on nagu sellist vabaks murdmist, ma näen, uue tee valimist, uusi inimesi sinu elus kindlasti, uute asjade alustamist, mis on väga põnev ja elevust tekitav, sauatässaga samamoodi, aga ülempreestrinnaga tagurpidi me ei usalda veel enda seda kõhutunnet, me mõtleme hästi üle selle mõõkade 8 õigetspidi. Et sellega tuleb sul veel nagu tööd teha, et kuidas ennast nagu maha rahustada, enda emotsioone nagu hallata, kuidas tegelikult teada, et kõik lähebki nagu hästi ja sa oled juba muutunud. Tegelikult siin ei ole vaja mingi hullult suurt tööd endaga enam teha. Sul tuleb lihtsalt usaldada ennast ja maha rahuneda, et muutunud juba oled ja maailm on ka muutunud sinu ümber, sest Poodu on tagurpidi uued uksed avanevad, eks ole, sauatäss ka ennustab, et uued uksed avanevad, sauatässaga tõenäoliselt töös karjääris või see võib olla ka üritus, reis, hobi või trenn või enda äriga alustamine või et uus töökoht. Sauatäss alati ka seda nagu ennustab. Aga armastajatega koos sauatäss toob ka kirge, sest sauatäss on väga sensuaalne kaart, ütleme niimoodi, ta on selline üks suur sau ehk väga falliline sümbol on see sauatäss. Armastajatega koos ta kindlasti sellist lähedust ja kireleeki ka suhtes olijatel rohkem toob ja kes on vallalised, siis sellise füüsilise atraktsiooni pealt sealt hakkab midagi susisema ja ka see armastus siis kasvama. Üks teema on ka siin veel õhus. Ma ei ole rääkinud sellest kaardist siin. Siin on 2 naisterahvast. Üks on kuidagi kurb ja teine kuidagi kummardunud tema kohale. Ja see sõnum selle kaardil on selline. Selleks, et parandada või tervendada seda situatsiooni, proovi vaadata olukorda teise inimese silme läbi kaastundega. Nüüd, mul on mõnikord probleem selle lausega, sest inimesed, kes on harjunud kogu aeg kaastundega teisi aitama ja vaatama, nemad tihti hülgavad ka ennast ja ka muud kui teisi mõistavad ja teisi aitavad. Et kui sa tunned ära, et sa oled pidevalt ise sellistes suhetes ja olukordades, et sina muud kui mõistad ja tal on ikka nii raske ja sellepärast ta sulle nii halvasti jälle ütles ja ta on ikka nii kurb ja tal ikka läks elus halvasti, et nüüd ma aitan ja mõistan teda, siis tea, et sul tuleb rohkem endale selgroogu kasvatada. See, et me aitame teisi ja mõistame, see ei tähenda, et me peame ennast laskma halvasti kohelda. Sinu jaoks on hoopis see kaart siin, mis tähendab enda eest seismist ja vastupanemist ka. Et sa ütled rohkem ei, sa ei lase endale pähe istuda, sa ei pea kõike korda tegema, hoolitsema, kui teine inimene pidevalt sinult võtab, see ei tähenda, et sina pead kogu aeg andma. Eks ole, siis sul tuleb nagu enda eest rohkem seista ja endale selgroog kasvatada. Aga kui on olnud mingisugune nagu selline tüli, kus on tõesti nagu võib-olla kurbust ja natukene võib-olla keegi ütles midagi valesti, keegi sai valesti aru, keegi solvus, võib-olla, et me olime ise ka natukene võib-olla mitte väga heas kohas omadega. Ja kui on vaja nagu korda teha olukord, on see mingi tüli näiteks partnerite vahel või sõprade vahel või tööalaselt. Ja mõnikord meil on ka nagu selline tunne, et ma ei saa aru, miks ta niimoodi käitus. Me nagu vaatame teist inimest, et tema tegi nii või tal on ikka see asi ja nüüd ta ütles mulle veel niimoodi ka, et me hästi vaatame nagu teist inimest. Et see sõna nagu kaastunne, see on see, millest tasuks nagu kinni haarata. Et ka kaastunne nagu enda suhtes. Et mitte nagu, et peaks asetama ennast sinna nagu ohvri rolli, aga lihtsalt nagu ma annan endale andeks, et ma lubasin endal sattuda sellesse olukorda, et ma julgenud enda ees seista. Ma olen ise enda vastu ka nagu kaastundlik, et mul oligi tõesti nagu raske, teine inimene ütleski mulle halvasti ja ta ei mõistnudki mind. Ja võib-olla paljudel teist tuleb enda seest vot see asi nagu välja nutta. Ja näha ka seda olukorda tema nagu perspektiivist ja võib-olla osadele see tähendab seda, et ta ei saanudki aru, mis ta valesti tegi. Et ta ei teinudki nagu meelega. Osade jaoks võib-olla see tähendab seda, et sa näed
asja tema silme läbi ja sa märkad, kui palju ta on harjunud sinult saama ja võtma ja ta võib-olla ei tahagi vastu anda mitte midagi. Äkki sa märkad hoopis seda, et sa nagu asetad ennast tema kingadesse pooduga tihti, et seda tähendab, et me vaatame nagu teise inimese silme läbi iseennast või enda nagu elu, eks ole, või et kõrvalt vaata pilgu läbi, ülempreest ennaga ka enda hinge nagu pilgu läbi ja me näeme ennast hoopis teisest küljest, me näeme seda olukorda hoopis teisest küljest. Me hakkame märkama nagu teisi nüansse, me hakkame märkama seda tegelikku õppetundi, mis selle olukorra sees ja all nagu kuidagi ennast peitis. Aga kuna meil olid emotsioonid ja kuna me ei saanud, olime segaduses, miks ta mulle nii tegi, siis me alguses ei osanud seda õppetundi nagu märgata. Et paljudele teist on see sõnum, et kui on olnud mingisugune raksakas käinud nagu ära teie vahel, siis on aeg nagu tervendada see asi nagu ära, rääkida selgeks, mõista teineteist, välja nutta, tervendada. Et saame jälle nagu ühele lainele, mitte me ei lähe tagasi, vaid me peame minema edasi. Seda ütleb poodu tagurpidi. Me ei saa et kui me ära lepime, on see partneriga paari suhetes, on see mingi sõber, on see mingi muu olukord kellegiga, me ei saa minna tagasi samasse vanasse nagu rolli, et miski peab nagu muutuma, et ehitame nagu selle suhte või selle, mis meie vahel toimub, ehitame nagu teistmoodi, paremat moodi, uut moodi nagu üles, et valime ka mõlemad uued nagu käitumismustrid ja rollid, et see kasvatab ka sind ennast palju, see ka avab võib-olla su silmi ka hoopis tööalaselt uute asjade suhtes, ka iseenda suhtes või elus, mida sa teha tahaksid ja kuhu sa nüüd edasi tahaksid liikuda, et see võib ka avada nagu palju su silmi. Kui me selle nagu inimese olukorda, selle inimesega seotud või tüliga seotud olukorda siin tervendame ja ka hoopis uuest küljest näeme ennast selles olukorras ja ka teda, et väga-väga äge uut hingamist ja uut energiat siin on, sest meil on väljas sauatäs. Ässad kõik, ta on veel õiget pidi ka, et ässad kõik on väga-väga head kaardid, uued uksed nad meie elus avavad, sauade äss toob väga palju elevust ja kirge, see võib olla mingi ürituse kutse, see võib olla mingi uus hobi, mis sa alustad, mingi äri, mis sa alustad, uus töökoht, mingi uus armumine sulle siin, et selles suhtes, et seda elevust peale võib-olla sellist paigalseisu ja ülemõtlemise perioodi, vot seda on siin ka nagu palju, et lase sellel kireleegil siis lõõmata. Tähemärgid ütlen ka ära. Meil on laua peal siis erak, tema on neitsi tähemärgi isikukaart ja armastajad on siis kaksikute isikukaart, et need tähemärgid siis võivad rolli mängida hetkel teatud sõnumitest, teatud olukordades siis sinu elus. Vot niimoodi, kalliksed armsekesed, see siis oli ajatu kollektiivne sõnum meile kõigile. Kui see lugemine sulle meeldis, tiiutarot.ee koduleht sind ootamas on, mida toob aasta 2026, mida toob siis kevad, märts, aprill, mai, kas seal on nagu äsja siis üles laetud ka sellised lugemised näiteks, et sinu elu 5 aasta pärast on seal või et mida oled hetkel enda ellu manifesteerimas ja samuti ka tarokool ja kui sa tahad ise tarosid õppida omas tempos rahulikult, siis ma olen sinna loomas nagu sellist mõnusat kursust, et seal on praktilised ülesanded, seal on teooriad, et saad kirjutada, õppida ja areneda nagu siis endale sobivas tempos. Sulle aga suur aitäh seda videot siin vaatamast, kuulamast, ma loodan, et su kõik soovid, unistused täituvad, ma saadan sulle hästi palju toredat head energiat, aitäh, et oled olemas ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!